tere tulemast, vaatame kuulama järjekordset osa saatesarjast Vabavisked, mis siis räägib, intervjueerib õigemini filmi Kalev tegijaid, näitlejaid, kõik, kes on peamiselt seotud selle suurfilmiga ja selle valmimisega. Mattias, kes sinu arvates on nagu see, kes filmile nagu selle, kes nagu filmi eest kõige rohkem vastutab? No, Kaarel Nõmmik, põnev, et sa küsid. Kõige rohkem vastutab ikkagi raske öelda. Selles nagu rahva viha saab kindlasti lavastaja või peategelane üldiselt. Nagu midagi nihu võib-olla ei osatagi vaadata pigem režissööri veel isegi, vaid lihtsalt põhinäitleja on süüdi. Aga ikkagi ma arvan, et kes ikka kõige rohkem mingi kaustikuga närveerib platsil on ikkagi tegevprodutsent. Ja selleks Kalevi puhul on selleks tegevprodutsendiks Johanna Trass. Tõeline Eesti produtsentide koorekihi hulka kuuluv naine. Temaga oli väga põnev. Jah. Nii et head vaatamist, head kuulamist. Suurfilmi Kalev tegevprodutsent Johanna Trass. Jah, me saime taga juba nii sõbraks, et tegevprodu. Ja ma ütlen joh talle. Johanna, Niisemu. Niisemu. Trossik, ei Trassik, ei. No, jah. Joh. Produ Tross. Ei, vabandust. Produ, Johanna Trass. Filmi tegevprodutsent Johanna Trass, head vaatamist. Head kuulamist. Soid sa kohvi või vett või teeme lihtsalt ära ja tehtud? Mis on peamine? Meie juurde tuleb nagu oma pikaaegse psühholoogi juurde. Istub, me oleme selle Kadri ja Mikri paika. Tere, Johanna. Tere. Tuleb Tiiter perekonna nimega või Johanna Trass, filmi Kalev tegevprodutsent, öeldi meile vähemalt. Tiiter nagu mitte see Modern Talking, kui Tiiter või lihtsalt Tiiter, okei. Läks nali juba. Johanna, miks see nende meeste pärast? Ma raiskan oma aega. Tegevprodutsendil mitu projekti sul praegult põleb? Tegelikult põleb päris hästi, sest me alustame homme võtetega. Uus Eesti mängufilm nimega Piva 8 järve nägu ja hommikul alustame. Siis oli hea sul siia. Viimasel minutil saime veel ära käidud. Me lähme 4 nädalaks Peipsi äärde. Piva? Filmime seal. Mis see Piva? Piva, B-I-2-V-A. Mida see markeerib? Nimi. Piva järve 8 nägu. Piva ehk nagu järv. Nimi. Aga me filmime seda Peipsi järve ära, siis on selline vanausuliste ja Jaapani selline sümbioos. See on see Sarneti. Kunstiline. Ei ole, Marko Raato režissöör. Kas see on sama kontserni all, mis on ka Kalev? Kontsern on sama, Kontsern on sama. Ma töötan alati ainult selle konservi all. Et seal Silduse juures ei käi ka? Mina ei käi Silduse juures kunagi. Keegi ei kutsu mind sinna. Ja Apollo Productionsi tulega, et teeme ühe kunstilise filmi Piva. Ei, seal võib-olla oleks Piva, aga mitte Piva. Ja kiire cash cow, 2 päeva, 50 tonni, aga Anders on paljas. Okei. Tegelikult ma tahtsingi kuidagi viidata sellele või rääkida, siis öelduseks, et me kõik kuuleme kogu aeg režissööridest hästi palju, näitlejatest kui filmidega, filmidest meedias räägitakse ja kindlasti ka operaatorist isegi vaevõrd, aga tegevprodutsent. Produtsendist ka eriti, Harvey Weinsteinist on palju räägitud, aga tegevprodutsent, et mida teeb, mida see liide tegev eristab teda lihtsalt produtsendist? Et kui me teeme alguses produtsendiga koos filmile eelarve, kõigepealt alustame sellest, ma loen stsenaariumi läbi, siis ma hakkan sellele filmile eelarvet tegema, siis ma näitan seda produtsendile, et niimoodi umbes näeb välja selle filmi see, et nii palju see maksab, on ju. Siis tema ütleb, et me saame sellele filmile umbes nii palju raha leiame kuskilt ja siis kui see on nagu vähem kui tegelikult eelarve on, siis proovime kuidagi hakata nüüd seda eelarvesse saama seda, sellesse rahastusse. Et kas me siis tõmbame võttepäevi vähemaks või ma ei tea, juba mõtleme eos, et
ma ei tea, et me ei saagi minna komandeeringusse selle filmiga Lätti näiteks, vaid et me peame ikkagi kõik Eestis ära filmima või et me ei tohi Tallinnast välja minna, sellepärast et see maksab nii palju. No ühesõnaga proovime siis seda filmi nagu eelarvesse saada. Ehk siis nagu iga Eesti film põhimõtteliselt. Jaa, ikka. Ja siis, kui ühel hetkel me oleme aru saanud, et okei, et me leiame selle rahastuse ja siis anname rohelise tule, et nii, et nüüd me lähme siis võttesse ja mina olen siis see, kes jälgib eelarvet. Kõikides osakondades pean ma siis jälgima, et ta ei läheks nüüd üle, et siis ma juba väga paljud osakonnad võtan mina ise tööle, mitte muidugi osakonna juhid, näiteks nagu režissöör ikka valib omal on ju operaatori, siis ta valib endale kunstniku ja nii edasi on ju niisugused nagu loovi isikud valitakse sealt poolt, aga kõik sealt järgmised isikud siis juba mina võtan tööle. Ja siis sealt nende osakondade juhtidega hakkab minul siis nende eelarve selline jälgimine ka, et ma annan kunstnikule teada, et me oleme eelarvestanud sellise summa sellele filmile, et kas me oleme väga mööda pannud või ei ole mööda pannud ja siis me peame siis kuidagi seal proovime niimoodi. Ja eelarve on, ütleme selline summa summarum on meil paigas, aga see, et kuidas ta seal nagu erinevate osakondade vahel see jaguneb, see ongi siis see minu nagu nii-öelda loovtöö, et ma jälgin, et see film saaks selle raha eest tehtud. Ja et kõik oleks ka turvaliselt loomulikult tehtud igasugused inimesi võimalikult vähe, aga samas nagu, et piisavalt oleks kõikides osakondades, et kõik töö saaks korralikult õigeaegselt tehtud ja et inimesed ei looderdaks ja siis, aga et ei oleks ka ületunde, et me oleksime ilusti igas mõttes nagu eelarves. Mati, sina oled nagu oma elu tegev produtsent selles mõttes. Jah, ma tean mingid summad, mis ma võlgu olen, aga kellele ja kui palju seda me ei tavaliselt on just see, et kogu aeg käibki nagu, et kuidas nagu võtta päevi on nagu 365 aastas, et kuidas nagu kohe tühjaks tõmmatud eelarve kohe kuidagi nagu võtame kuu lõikes 30 päeva keskmiselt, kuidas 3. päeval saada ülejäänud kuu nagu tagasi jälle kuidagi. Minimaalse tiimiga. Aga mis see esimene asi on, mis nagu kirve alla läheb? Ongi võttepäevad? Kui öeldakse, et või on pigem saab mingisugune, võetakse odavam näitleja või Eestis seda vist ei ole? Ei, Eesti puhul see ei ole, aga võttepäevad on esimene asi kindlasti ja siis, kui meil on näiteks sellised filmid, et tahetakse ikka väga-väga erinevaid aastaaegu väga tihti filmides, et tahaks lund ja tahaks suve ja tahaks sügist ja kõik on ju, et siis hakatakse mõtlema, et see teeb hästi kalliks filmi, sellepärast, et meil on periood hästi pikk ja me iga kord ette valmistame jälle tuleme kokku, jälle hakkame pakkima oma tehnikat kokku ja nii edasi. Et see on kalliks teeb asja, et vaatame näiteks, et kas sellest saaks mõnes kohas loobuda. Ja siis et ei läheks Tallinnast väga kaugele välja komandeeringusse, aga mingitel filmidel ei saa seda lihtsalt teha, et sa pead minema kuskile Peipsi järve äärde, nagu me praegu lähme. Selle saab kuludesse panna ja päevarahad 50. Eestis ei ole päevarahad. Ei, väike on, tegelikult on. Ei ole. Saab. Me tutvustame oma raamatut. Ja ma pärast räägin. Saab kõik. Aga mis filmide juures sa üldse nagu sa tegev oled olnud nii Eesti rahvale kohe esimeste referentsidena? Mis mul siin viimati nüüd, seda veel keegi ei tea. Ühesõnaga sellel Kalevi ajal me tegime ka, ma mõtlen, ühe UK filmi, UK Eesti koostöö, mis tuleb nüüd just septembris välja nimega Puurjal. Eestikeelset nime vist sellel ei olegi veel. Matmis Paik siis? Midagi sellist, jah. Aga kes see režissöör oli? Seal oli ka Inglismaalt oli režissöör. Ma arvan, mingi Nation... Seal oli nii, et seal oli pooleks inglise ja Eesti näitlejad, aga Eesti näitlejad mängisid seal põhiliselt venelasi, seal oli teise maailmasõja aegne lugu, et venelased ja sakslased ja siis meie Eesti näitlejad, tegelikult mõned isegi mängisid sakslased, ka ühesõnaga sakslasi ja venelasi mängisid. Kõige kuulsam näitleja oli seal Tom Felton, et tema siis oli meiega siin mõned äkki 10 päeva või nii. Te ei tea teda? See kellel üks Pärnumaa naine andis kõik oma raha ära või?
see ei ole see. Okei, see Tom Hiddleston. ja. Sorry, jah. Aga tavakuulajale, tavavaatajale, kui sa peaks panema niimoodi, sa võid varieeruda, võib see siis umbes 50 000 ringis, kui kallis on näiteks võttepäev? No oleneb filmist. Ma mõtlengi, et see võib olla nii, et sa võidki öelda, et 5000 kuni... No mõtlen, me tegime vist Tõde õigusele tegin viimati sellise arvestuse ja siis samal ajal filmisime ühte teist Eesti mängufilmi, mis oli ka seal Eesti Vabariik 100 ajal, see oli see Võta või jäta ühest üksikisaste. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, ma olen numbrites väga halb, aga äkki mingi 3, oota ma mõtlen, see oli minu meelest Tõde õigus oli midagi 10 000 või 8 või 10 000 oli see üks võttepäev, et see on siis, kui see on nagu hästi basic, ei ole seal, ma ei tea, mingid erilisi tehnikat, kraanasid ja ma ei tea mida ja lihtsalt Tallinnas filmime oma 35 pealise võttegrupiga, no niisugune tavaline võttepäev, et see vist oli midagi sinna kanti. Okei. Ja Tõde õigus oli, no mõtlen, kui ma nüüd väga kaugele nagu ei viitsiks tagasi vaadata, aga ma vist alustasin 2001 tegelikult selle üldse filmindusega. Ja siis nüüd need viimased filmid on olnud siis Tõde õigus, siis see sama Võta või jäta, seda me tegime nagu 2 filmi paralleelselt tegime, see oli päris hull aeg. Ja siis Tenetit tegin ja siis... ongi siis see Kalev ja siis oli Puurjel ja nüüd Gateway tuleb ka nüüd järgmisel aastal välja. Sorry, selle nimi ei ole enam Gateway. See on Tanel Toomi teine mängufilm ja selle nime veel ei ole. Eile mul nimelt küsiti, et kas see või see. See oli õudukas või ulmekas või? Ei, õudukas ta kindlasti ei ole, ta ulmekas ka, ta on ikka selline psühholoogiline triller pigem. Ma paneks nimeks, panekski Linnahall sellele lihtsalt. Oleks nagu see tore. Tenetil oleks võinud olla Linnahall aga... või Laagna tee või? Seal tehti stuudio oli seal Linnahall. Seal oli stuudio, jah. Ma tean. Kalevist siis. Kas... Mis? Ma tegin nii, et hea, Kalev oli ju. Miks me siia kokku oleme tulnud, on ju? Ja ei, no taust on ka oluline. Ootan, ma ikka kiire küsime, me ei tea, kas me paneme sisse. Mis oli su esimene töö, et sa ütlesid 2001, aga mis see esimene film oli? Ma olin produktsiooni assistent sellisele seriaalile nagu Jürgensonid vist või? Te teate seda või? Jaa, Peeter Oja ja... Surnud juba praegu. Ei oli ju Ristsoo ja Volkonski ja... Ei, siis oli Leinatamm ja... Leinatamm, Võrno, no Kreisi raadiokampi, siis oli juures. See Võrno on surnud praeguseks. Teda enam ei ole. Selles mõttes nüüd on uus Võrno. Seal on uus Võrno. Seal oli see endine veel, ja see oli hull ikka mingi räme joomine mingisuguses suvalises, ma ei tea, mis Lehtse talu, Lehtses mingi suvalise mahajäetud talu siis leidsime, kuhu me panime nad elama. Kas see oli mingi Ken Saani idee või? Ei, see ei olnud Ken Saan, see oli Allan Kukk ja Toomas Hussar. Okei. Hussar on ju tulnud allfilmi tagasi. Toomas Hussar tegi Seenel käigu siis. Jah, siis oli veel üks. Ken Saanil minust tundus, et vahepeal olidki siukse projekti kõik. Lähme sinna, mul on kaamera. Killer Kohv ja Janu Saagim ja ongi. Kas oli ka mingid kriitilisi momente? No, okei, COVID tõi niikuinii mingid käärid eelarvesse on. Alati kui produktsioon venib, meie oma väikeste tööde puhul oleme juba sellest aru saanud. Kui palju ta ikkagi läks lappama nii see eelarve osa? Pille on käinud teil siin või? Ei, Pillet küsima või? Tuleb või? Pille oli siis kes? Pille Rünk produtsent. Ta vist on tabelis meil. Ma ei olnud vist isegi. Võime topelt ka rääkida ja siis... Ei, selles mõttes, kui oleneb, jah. Ei, ma mõtlen, no okei. Ei, kui sa ei taha Pille juttu nagu teemat rääkida. Või kas Pille lubab sellest rääkida? Ei, küll ta lubab, ma mõtlen, et no kui palju lappama läks, no meil oli selles mõttes hästi, et me saime ju
küsida riigilt mingit väikest kompensatsiooni sellele, et me niimoodi pidime oma produktsiooni seisma panema, et see ei olnud nagu mingisugune suvaline väikene filmikene, et sul on ainult võttegrupp ja 2-3 näitlejad, vaid meil oli nagu ikka väga palju, kõik need meeskonnad, kes treenisid ennast kuskil veel taustal selle, kui meie tegime kuskil draamaproove, siis ju tüübid käisid kuskil spordihallides korvpalli õppimas ja kõik need ettevalmistused, mis me näiteks olime teinud juba, mis oli siis 2020, mingi veebruaris hakkasime tegema ettevalmistusi suurteks stuudiovõteteks, kus me pidime ehitama mingite tegelaste kodud. Kõik jäi lihtsalt seisma, dekoratsioonid olid juba valmis, nad olid poolelt juba viidud sinna stuudiosse ja siis see stuudio ju, me pidime kogu aeg maksma seda stuudiotasu näiteks, aga riik läks lukku, loomulikult nendel ka seal ei tulnud mingit tööd sisse, aga ikkagi mingi niisugune rent vaikselt tiksus meil kogu aeg kuklas. Ja siis lisaks need, me käisime, Lätis olid ju ka meil võtted, on ju 5 päeva Riias, et siis mitmeid kordi pidime sealgi näiteks käima, need võttekohtade vaatamised, et esimene kord olime käinud, olime kõik ära kinnitanud, siis kogu selle kambaga tuleb jälle uuesti minna, sellepärast, et pooled kohad olid ära kukkunud, sellepärast nad ei lasknud meid COVID-i pärast sisse näiteks ja siis need Saku Suurhalli ja Kalevi need heitlused, et tegelikult ju lõpumäng toimus Kalevi spordihallis, aga me lõpuks ju otsustasime ikkagi selle filmida Saku Suurhallis. Saku siis nii-öelda selle postproduktsioonis ja selles arvutis siis ju tehakse nii-öelda nagu Kalevi halliks on ju need kaared ja kõik need ehitatakse sinna. Et see ka, et meil olime juba kõik ettevalmistused Kalevi jaoks teinud ja siis, kui me pidime kogu selle asja edasi lükkama, siis tuli välja, et Kalevisse me enam ei saagi, sellepärast, et see suvi oli juba Kalevis absoluutselt täis igasuguseid treeninguid ja värke ja pidime kõik nagu ümber mängima siis Sakus hoopis. Et ikka väga palju sellist jampsi ja ümbermõtlemist ja jälle tagasi tulemist ja koosolekuid ja proove ja kõike seda oli kohutavalt palju nagu tuubeldasime seda, aga mõtlen, et õnneks oli see riigi abi, mis meid siis vähekene nagu hoidis ikkagi veel. Aga tegevprodutsendi elu tundub üsna stressirohkem. Sinu juttu kuulates, et kas muuks eluks ka üldse aega jah, aga ma olen niimoodi valinud selle ameti endale, nii et tegelikult ma naudin veidikene seda stressi juba ma siis olen mingine selline adreka tšanki, et pigem ma kui ma seda ei tunne, siis ma hakkan mõtlema, et midagi on valesti. See on see, mis see asja nimi on see road rage või? Ei, road rage on see vihane autoroosega. See on igastast see rekkajuhtidel on see Tunnel vision. Ei, neil rekkajuhtidel on see, et ma seda terminit ei mäleta, aga nad ei saa kodus olla tegelikult. Ja meremeestel pidi ka sama olema. Kogu aeg pead olema sõidus. Et sa võid olla see kodus natuke, vaata tere lapsed, siis okei, õlle ära, vaata telekut. Et sa ei suuda tegelikult ikka olla ilma selle tööta. Et produtsentil on ka vist sama. Ja mul on aru saanud ühest asjast ka, et produtsendid ja üldse filmitöötajad peavad olema veits nahaalsed. Või üks sõitma üle inimestest või nad, sa ei tundu sellise, sa tundu hästi malbe inimene, nagu esmapilgul, aga tõenäoliselt sees on see lõvi süda, et kui sa pead kui sa ükseid suuri asju teed, nagu Tenet, Kale, kõik see, siis sa pead üle sõitma, aga lihtsalt mul meenus üks olukord hiljuti, sõitsin külla Isaart Roosikrantsi tänaval autoga ja siis mingi filmimine oli, seal üks juugendmaja, kus seal alati, kui midagi vana on vaja filmida, et siis see juugendmaja vaata. Ja siis tuli minu juurde mingi, ta oli nagu noorem tüüp, ta oli vist mingi produtsent, aga mingi set, mingi assistent või midagi. Meil on filmimine siin nagu. Ma olin niimoodi, palun vabandust, et ma ei läinud sinna filmipotted.ee lehele vaatama, kas seal juhuslikult on filmi. Vaatan oma trajektoori. Ja vaatan, kas ma saan, kas ma toimen, palun väga vabandust, teil on ju filmimine siin. Et alati
filmitiimiga kokkupuutes on, et noh, alati on filme või noh, mul on ka mingeid väikseid rolle pakutud, noh, IMDB-s ma olen, on ju. Aga siis noh, mõne filmi mul on see, et nagu väga väikseid rolle nagu, see on mitte nagu Maitis Naan, et suured rollid on ju. Et aga mõne filmi juures sa tunned, et sind oodatakse sinna võttele, aga siis mingi imenik on väike roll, mille pärast nagu mitu kuud produtsent ajab meid taga, et please tule, kõik tahavad sind sinna, sa lähed kohale ja siis mingi Siin on üks küpsis sul. Tegevprodutsent küpsis on ju vesi sai otsa, sorry, mingi. Oota, kes sa olid üldse mingi? Oota, kuule viitsid tule tagasi, et sul heli jäi natuke... Karli ühesõnaga esimene, kuhu ta tahab jõuda vist on kahjuks. Ma tean nagu suuremat pilti, et Karli esimene kogemus suurel filmiplatsil oli lihtsalt kõige jubedam, mis olla võib. Vist suhteliselt nagu siuke ebameeldiv ja siis jäi midagi pooleli ja siis öösel kutsuti tagasi välja siis mõtlesin ma ei tule, siis mul on mingi laps, panin lapse just magama et ma lihtsalt kõik nii ma tean aga seda ma räägingi, et nagu ja kunagi teleasprojektide juures töötas ongi, et noh, produtsent peab olema ikka veits piksutama ära, aga veits munn nagu ka, mul on jäänud mulje on nii või? Veits ikka noogurta ja ütle täislausega kaamerasse. Ei, produtsent peab olema ikka veits selline nagu ikka... No ma ei ütleks. Konkreetne. No pigem jah konkreetne, aga mitte nagu munn ja ka olema. Ikka viisakas ja ikkagi ma ei tea, mina ikka mõtlen seda, et ega see filmi tegemine nüüd küll ei ole mingi no ma tean, mida sa mõtled selle Roosikrantsi tänavaga ja hästi tihti olen ka neid noori filmitegijaid kohanud, sest nad mõtlevad, et nad tegelevad millegi kõige tähtsam asjaga. Filmivõtted on nagu, no midagi enam nagu ägedamat ei ole. Aga tegelikult see on ikka nagu täiesti, võrreldes, ma ei tea, tuletõrjad ja kiirabid ja arstid ja õpetajad, siis on ikka täiesti mõttetu. Et vahepeal tuleks kuidagi nagu maa peale tagasi tulla. Aga mingid, loomulikult peab olema produtsent konkreetne, et eriti kui sul on, aga tuleb nagu korraks nagu astuda nagu samm tagasi ja mõelda, et oota, mille pärast ma nagu helistan kell 2 öösel näiteks kellelegi midagi nagu hakkan kohe nagu seda telefoninumbrit, et et kas nagu tegelikult on ka nagu asi nii hull või et mingites olukordades nagu tuleks korraks nagu mõelda, et kas ma nagu tegelikult ka pean olema praegu see munn või ei pea nagu olema. Ei, siis kui ikka filmi inimene saab öelda, et me lähme homme võttesse, tunneb siuke kuule, ma praegu ei saa rääkida, me lähme homme võttesse, et ma helistan sulle 3 kuud me võttes. Ma tean. Ja see on, ma arvan, et kui filmi, nad saaksid siukse hea eneseparoodia filmi ikka, vist isegi Tropic Thunder oli päris hea, taoline vaata see Ben Stilleri film, kus nad teevad filmi, hea komöödia ja või siis Ricky Gervaisi mingid sarjad ja asjad, kus tal käib ka läbi see nagu. Aga kusjuures, kas meil on veel otse küsimusi? Sest viimane nagu see, ei taha sind väga kaua kinni hoida, sest sa ju lähed homme võttesse. Aga see viimane lause või see näide, mis sa tõid, et helistad öösel 2 kellelegi. See, et sul on midagi vaja. See oleks ideaalne sissejuhatus meie saate sellisesse meelelahutuslikku rubriiki. Mille nimi on lisaaeg. Meil on selline... Ma ütlen, aktiivsemalt ütle sa, et mille nimi on ja siis ma ütlen. Mille nimi on... Lisaaeg! Ei ole mingi kiiruse peale mingi küsimustele vastamine. See on lihtsalt nagu prop meil. Ja meil mõnda aega, et selles mõttes... Lihtsalt lahe oleks visuaalselt veidi midagi. Et lisaaeg. Ja sina kui tegevprodutsent ja ikkagi tundub, et tunned inimesi ja oskad asju sebida, siis me panin kirja mõned märksõnad või nimed. Sa tead sellist väljendit, ma ei tea, mis eesti keeles on. Inglise keeles on 6 degrees of separation. 6 kraadil laiali olemist. See oli mingi 30-ndatel mingisugused USA sotsiaalpsühholoogid, ma võin seda natuke lihunikku tööd teha selle faktiga, aga mõtlesid välja nagu selle teooria, väikse maailma teooria. Et iga
2 inimese vahel maailmas, üstapuha, kus nad asetsevad, on maksimaalselt 6 inimest. Et noh, kui sa hakkad mõtlema, et mina ja Nelson Mandela, et kui mitu astet on vaja, et ma jõuaksin Nelson Mandelani. Nii, sina kui produtsent. Tänapäeva maailm on tegelikult läinud väiksemaks. Ja see on, minu arust on, me koos nagu arutasime seda, see tundus hästi põnev. See tundus väga põnev. Aga me vaatame, kuidas see peab hingesse minema, aga see on lihtsalt huvitav oleks kuulata, et kuidas sina jõuaksid produtsendina järgmiste isikute või objektideni, kui meil oleks neid vaja. Oma lõputu telefoniraamatu ja e-maili aadressi pagasiga. Just. Ja sa võid öelda isegi need vahelülid, et sa mõtledki nagu läbi, et kui kelle kaudu või kuidas sa jõuaksid. Ja kui sa ei taha konkreetselt öelda, siis ütle, et siin ma ei mainiks nime, aga mul on see olemas. Jah, et kui sul oleks vaja. Ma siis teen kõik need etapid niimoodi, nagu sa praegu sooviksid. Okay. Igaks nii. Oleks vaja kutsuda võttepaigale või siis saad vähemalt esmakontakt Kersti Kaljulaidiga. No see on väga lihtne. Sul on see number telefonis olemas? No põhimõtteliselt mul seal on ühel ja... Ühel sinu telefonidest on Kersti Kaljulaid. No, see on liiga lihtne. Ei, ma tean, me alustasimegi lihtsast. Okei. Üks kõne ja teoorias üks kõne ja olemas. No kindlasti. Kas sul on lihtsalt laua peal mingi 8 telefoni? Ma ei taha vist nimesid öelda või? Ei, aga kas sul on ta telefoni number? Ei, minul endal ei ole, aga ma tean täpselt, kellele ma helistan, sest ta on väga lähedal seisev inimene ja kes annab mulle kohe selle numbri. Okay, see on, sest ta on ühe filmiametkonna töötaja väga hea sõbranna. Okei. Mina vist jõuaksin, ma mõtlen ise Kersti Kaljulaidini. Nad on mul homie ei ole nii. Lähed lihtsalt Saaremaa praami peale ootama. Ei, ma hakkasin mõtlema, et mul vist oleks, kuidagi mul sõber on tuttav Kaja Kallase nõunikuga ja siis kuidagi sebiks tema kaudu. Jah. Kalev ajas follow mind Twitteris kõigepealt, ka. Ei, ma arvan, sa võiks võtta kõigepealt Kaja Kallase numbri sebida, helistada otse Kajale kell 2 öösel. Kersti numbrit sulle. Ühe mängu jaoks. Mul tuli üks mõte. Nii järg. Nii. Ja, me kaua ei pea sind enam kinni. Ei ole, ma niisama vaatan kella vahepeal. See on kutsehaigus. Joe Biden. Joe Biden. No, ma mõtlen, no Ivo Felt on ju. Tunneb päris palju inimesi LA-s ja sealpool maailma. Ma arvan, et ma hakkaksin sealt kuidagi ajama, tal on seal üks hea PR inimene, Tatjana, kes on kõikide nende filmide PR olnud ja tal on väga palju tutvusi ja ta seal, ma ei tea, Leonardo DiCaprio ema on ta parim sõbranna ja no midagi sellist on ju. Et no, ma arvan, et sealt kuidagi läheks äkki käima või siis tegelikult võib-olla on ikkagi mingid saatkonnad ja värgid, aga igal juhul Ivo Felt on see nimi, kellest hakkab see asi pihta, sest tal on seal väga palju tutvusi seal pool. Ja. Ma ise oleks pakkunud, ma kunagi mõtlesin, kui oli Barack Obama. Nii. Oli õige hääldus, on ju? See oli perfektne. Sul on tema number olemas? Ei, ma hakkasin mõtlema, et kui ma ka kellega arutasime seda mäng, või seda, et mitu lilli vahet saad, et kui mul oleks vaja Barack Obama telefoni, või kontakti, siis ma vist see Ilvese Toomas Hendrik. Tema poeg oli mul üks klass minust allpool. No me ühiselt tuttub palju, küsiks nagu kuidagi saaks Toomas Hendrik Ilvese kontakti ja sealt vist tegelikult nagu väga pikalt Barack Obama. Ex-presidents online grupp on Facebookis. Tegelikult... Ma arvan ka, et äkki Ilvese kaudu saaks päris hästi. Ja ei, ma mõtlesin praegu ka, et jällegi, aga Ivo Felt on ju temal väga hea sõber, on presidendi üks väga lähedane inimene praegu, meie praeguse. No ja sealt on siis väga lihtne juba edasi minna. Ma arvan, et mul on kõikidel vastusele kõigepealt esimene on see Ivo Felt. Ivo Felt on ju Hunter Bideniga cracki teinud koos.
see ei lähe sisse. See vist ei lähe sisse. Kogu asja kinnimakse. Ta tegi kräkki ju. Seda ma tean. Ivo Pelt ma ei tea. Seda alati. Ei no, sa oled nagu tipptasemel produtsent, sa pead kräkki tegema. Jah, teada, just. Sa pead igast jamma tegema. Nii, siis... see on päris huvitav. Mina tean, mis sellele vastus. Ma mõtlesin juba eos välja selle vastuse, aga ma tahaks teada, kas see jõuaks sama teed pidi. No. Quentin Tarantino, Inglise kolledži poiss. No ma ikka arvan, et Ivost algab see ikka. Kahju. On ju, igavad vastused on mul. Ja ma mõtlen täpselt see Tatjana sealt, minul ei ole Tatjana numbrit, on ju, aga ma tunnen ka teda väga hästi. Aga et ma siis võib-olla helistaksin Tatjanale ja Tatjana sõbib selle numbri väga kiiresti välja. Oota, tegelikult võib-olla see Teneti inimesed ka keegi. Et sealt see line producer, kellega me siin 3 kuud koos elasime, hästi tore inimene, issand, kui tore mees. Hästi paljud selle nimi Nolani kõik filmid teinud. Et temale võib-olla helistaksin ja siis küsiksin Tarantino numbrit ja vist sealt kaudu isegi tuleks kiiremini. Ma ise arvasin ka, kui ma mõtlesin, mina oleks pakkunud, ma ei tea, kas palju sa Chrisiga nagu suhtlesid? Chrisiga või? Ei, Chrisiga mitte eriti. Teda ikka hoiti nagu kuidagi... Oota, aga sa ütlesid line producer, kas see ongi tegevprodutsent? Ja see on inglis keeles line producer. Mitte doing producer, nagu meil oli. Doing. Mina ütlesin otseselt doing producer. Making. Kaarel arvas, et see on doing. Ei, tegelikult ei arvanud. Ma tean kõik. Line producer, jah. Aga huvitav, ma küsin lihtsalt vahel, et kui kui lähedal see Nolaniga tohtsid minna? Kuidas see? Ei, ega meil siis mingit sellist aeda vahel ei olnud. Loomulikult me olime võtteplatsil ju koos, aga lihtsalt minul ei olnud otseselt temaga midagi nagu vaja arutada, et ma rääkisin seal teiste inimestega. Meil oli seal Tallinna kesklinnas hästi seal kohe nagu City's oli hästi suur kontor ja siis seal oli meil 2 korrust niimoodi, et ühel korrusel oli siis kogu meil, ma ei tea, 500 ruutmeetrit, ma ei tea, palju seda oli ja seal oli kogu see tootmine siis niimoodi, et kõik, ma ei tea, lokatsiooniosakonnad, raamatupidamine, produktsioon, kunstiosakonnad, kõik olid seal, kõikidel olid omad toad ja alumisel korrusel oli montaaž ja siis nagu see postproduktsiooni nagu üks osa, see VFX on ju, tüübid istusid seal all. Ja siis seal käis siis Nolan monteerimas ja seda vaatamas neid materjali käis seal vahest vaatamas. Et sinna ta ei liiku. No minul ei olnud nagu asja sinna eriti. Kuidas siis on lõige praegu? Vaikselt seal veeautomaadi juures. Ma panen endale praegu. Lihtsalt see, ma olen arvastanud, et Quentin Tarantino ja Nolan on ise käivad külas teine teise. Nad on, mis Dunkirk oli? Quentin Tarantino lemmikfilm vist 2000-ndatest. No jah, sealt kaudu siis küll, jah. Nii, vaatame, kas nüüd tuleb ilma Ivota üks. Ma loodan küll. Ma loodan, et see tuleb ilma Ivota. Kim Jong-un. Issand jumal. Ära ütle Ivo. Suitsetsid kräkki koos jälle. Ma arvan, et selline, ma ei pea ju nime nimetama või kuidas ma teen? No oleneb, kas ta lastakse maha. Mul on seal üks dissident. Mida? Ei, seda vist ei teeks Ivo kaudu, ma arvan. Isegi, see on päris hea pähkel. Oota. Oot. Ma võin ka proovida. Ega mina neid niimoodi nagu mingid, nagu sina teadsid praegu seda Nolani ja mingid Tarantino, et need on sõbrad, ma niuksed, sellist seda kollast asja ma absoluutselt ei tea, et kes kellega kuskil õhtul veini joob, et seda ma nagu ei tea üldse. Ma ei ole ka, et mingi kuninglik perega midagi võtti, see mindist huvitav filmi maailm. Ma kuulen inimestega intervjuusid ja sellised asju. Okei.
aga Kim Jong-un, ma võtaks lihtsalt mingisuguse USA raketi ümbert kinni ja siis lendaks sinna. Niikuinii millalgi see juhtub. Ja siis... mul tuli meelde Lex Friedmani nii peaks saama midagi. Lex Friedman. See on see hästi kuulus computer scientist ehk siis arvutiteadlane, noor ilus mees Robert Pattinsoniga välimuselt veits sarnane. Nagu seda tüüp aastat, ilus mees. Ja tema käis tegi Koreas minu arust, ei olnud tema, ühesõnaga vahet ei ole, üks tüüp podcaster ja kirjanik, kes tegi 6 aega tegi filmi Koreast, et kuidagi peaks temani jõudma. Michael Mallis on ta nimi. Okei. Vaata, kumb? Michael Mallis siiski. Mallis see, kes filmi tegi? Jah, et siis see, kes seal Okei, sest vähesed on teinud filmi Koreas nagu. Nii, aga järgmine läme äkki... Okei, jah, nii. Viimane küsimus. Ikkagi kiirrubriik. Jaa, ma saan aru. Aga väga põnev on see, aga see on minu jaoks. Ma ütlengi, et... Me teemegi zoomime sinu peale vaikselt. Et sul oli enne huvitav rääkida oma tööst nagu kõigile filminimeste meeldib, et meil on ka One for Us, on ju. Meil oleks vaja homseks Maserati saada. Meil ei ole Eestis Maserati poodi või? Vist on, keegi on ikka neid sõidab, tundub ju küll. Maserati poodi, ma ei tea, kas on. Nagu isegi kui pood on. Lamborghini pood on lausa 2 Lamborghini. Lamborghini. Ei, Lamborghini on lihtne. Aga kui kaua sul läheks? Okei, ärme ütle homseks. Sul on see film... Oleneb mille jaoks? Ütleme, et on vaja... Muusikavideo ilma eelarveta. Ei, ärme ütle eelarvet, lihtsalt ütle, et on vaja, meil on režissöör helistab, unustasin ära, stsenaariumis on üks koht, kus on peategelane sõidab Maseratiga Tommy Grilli ette. Nii, ja hästi kiire on sellega, sest peategelane läheb sünnitama kohe, nii. Ma arvan, et ma helistaksin mingitel oma auto... Sõida inimesed, jah. Mingi motors. No need, kes on ikka väga autoinimesed. Küsiksin üldse, mitu Maseratit Eestis nagu on. Ma ei tea üldse, ma autodest nagu äkki on. Sõidab ju tänavatel ju neid kindlasti on ju. Ja siis ma küsiksin, et ma mõtlen tegelikult, issand, ma tean, kellel ma helistan. Ivo Feld. Ei, aga Ivo väga hea sõber, kes oli ühe autopoe, ühe väga suure autopoe omanik. Ta teab kõiki autosid kindlasti, teab kõiki autopoode ja autoinimesi ja no võt sellel inimesel helistaksin ja siis küsiksin, kuule, et kus meie Maseratid praegu liiguvad ja siis sealt kindlasti läheks see kuidagi liikuma. Garantiikiri üheks peaks olemas. Ja siis mul tuli lihtsalt mõte veel viimasena. Oleg Grossi helikopter, kui kiiresti selle saaks. Ta tundub hästi siuke mees, kes ei anna väga lihtsalt oma Olegi helikopterita, miks sul tema oma just vaja on? Mul on üks teine pakkuda. Ei no, ma tahaks Oleg Grossi oma just, sest ma olen ekstsentriline režissöör näiteks. Oleg või... No... Ma arvan, et Olegi telefoninumbri saaks väga kiiresti. Ka mingite inimeste kaudu, sama näiteks. Grossi poes on see, et küsimuste korral pöörduge Allan Teafi numbrist, tõenäoliselt see on Oleg. Helikopter, palun sa juba tuleb. Vaata, Eesti on nii väike. Ei on. Mind vist huvitses, et Oleg Gross tundub siuke meest Eestis veits nagu, et get off my lawn, mõtle, et mingisugust kuradi filmi. Ei, kindlasti ta ütleks seda, aga ma mõtlen, telefoni numbri saab ikkagi kiiresti kätte, aga ta saadaks meid, ma arvan, väga pikalt. Ja seda mõtlengi, et ja siis tuleks juba psühholoogiline malemäng, et kuidas Oleg Grossi helikopter saadud ja see on juba järgmise saate sarja. Kui on näiteks vaja, ma ei tea, Nolani filmi, just tema, et siis ta, mingi, seal taga peab olema, miks just tema, on ju. Nolan tahab hästi, et ei oleks nagu special effectsidega Oleg Grossi helikopter. Kuulis, you have a guy called Oleg Gross. I need the chopper. Sest kui Grossi poe silt on suurelt ju seal Teneti laagna stseenis. Oli jah? Ja. Ma olen Grossi poe fänn ja ma olen Teneti. Mul on välja trükitud suurelt. Siis tuli veel Rain Tolt ka. Ei. Okei. Siit saab hea reaktor. Aga aitäh, Hanna, et sa oled valgustanud meid
ja ka Eesti rahvast. ja kas lõpetuseks võib, kuna me teeme selliseid no ütleme skaalal nagu 100-le võtteid, et noh, me oleme siuksed me midagi ise ja sebime ise. No see on meil kõik siin ise. Et on sul soovitusi meiesugustele multitaskijatele, et kas on mingi tegevprodutsentide nagu üks mingi kindel rusikareegel, umbes midagi siukest, mis sa saaks nagu öelda, anda meile ka sellist tee peale, et mis see, et tulevikus tehke niimoodi, vot see on Johanna Trassi garantii. Jumal küll. Natuke pikk küsimus ja sisukas et ühesõnaga, et teil nagu hakkaks räigelt nagu pappi sisse tulema isegi ja tööd sisse tulema. Inspireeriv. Vaata, ütle sa näiteks, no näide, see Why do we fall Bruce, vaata see Why do we fall Bruce to get up, back up again. Jah, jälle Nolani film, Batman Begins. Midagi sellist. Et ei lihtsalt kas või see, et with great power comes great responsibility. Some people just want to see the world burn. Nii, nüüd me läksime oma mulli, sorry. See võib ka olla üleüldine, see ei pea olema nii, et paberivajandus olgu korras või sest noh, meil on tõenäoliselt lihtsalt suusõnalised eelarved. Kassas sa liiga palju ei võta. Jah. No ma ei tea, ma arvan, minu puhul on nagu õpetanud mind üks või sellised laused, et tark ei torma. Väga hea. Ütle sellele tüübile ka, kes seal Roosikrantsside tänaval mul näol täis. Ei ole nagu lasta pargib ära, nagu selle mingi filmiga ei ole nii kiire. Ja, aitäh, et tulid. Okay. Tõesti suur aitäh. Ma olen kõigil kätt surun tõesti kohmetult. No nii. Aitäh, issand jumal. Õudsad asjad on.